ja magab praegu autos. Millest me rääkima hakkame? Taanist hakkame. Hüppame 20. augustisse ja siis me jõudsime Taani. Norrast Taani läksime me siis laeva, praami või mingi sellise asjaga. Ja ma arvan, et see on meie senise elu kõige hullem laevasõit olnud, sest et see laev kõikus niimoodi, et ma arvan, meil kõigil oli süda lihtsalt nii paha, et see oli jube. Sealt sõitsime esimesse välja vaadatud kohta, milleks oli siis Skagen, mis on siis... Skageni randa. Skageni... Seal oli surnud üljes. Ja see on Skageni randa, mis on siis selline koht, kus ristuvad Läänemeri ja Põhjameri. Seal Põhjameri, Läänemeri. Seal oli väga tuuline, väga palju inimesi. See nägi päris naljaks välja, kuidas inimesed kõik lihtsalt massides liiguvad ühte väikesesse tippu, nagu oleks mingi laulupidu. Aga äge koht ikka. Ja siis me hakkasime sealt sõitma allapoole. Ja allpool Horsensi linnas ootasid meid siis sõbrad Lisette ja Kostja. Lisette on siis minu parim sõbranna, kes siis 4 aastat tagasi pakkis oma elu Eestis kokku ja koolis Taani. Täpsemalt siis ülikooli läks, nüüdseks on ta ülikooli juba ära lõpetanud ja elab endiselt siis seal Taanis. Erili kõnnib mööda tänavat. Tal sai autos elamisest Villand, nüüd otsib kohta, kuhu sisse kolida. See sobib. Sobib, jah? Uks on lahti, lähen vaatan. Kas lastakse siis? Ja ma lõpuks siis jõudsin talle külla peale 4 aastat, mis oli ülitore. Saime lõpuks peale nädalat ka pesema. Norras oli nii külm, et seal ei kippunud kuidagi väga oma duši autost välja võtma, nii et siis nii-öelda teine päev algas sellega, et Merten tegi siis tööd. Mina läksin Lisettega avastama seda Horsensi linna. Mulle ostsime veepüstoli. Ja siis õhtul avastasime kõik koos seda Horsensi linna seal mereäärt ja kaluri mingid putkasid. Ning õhtuks tellisime maailma kõige suurema pitsa, mida mina kunagi näinud olen. Mina ka ei ole siukest kunagi näinud, aga Taanis oli. Taanis olid mulle väga suured pitsad ja see oli nagu tõesti väga suur pitsa. Ja siis sellest järgmine päev me läksime Aarhusesse. Alustasime siis Kitsepargist. Kitsepark on siis seal lihtsalt üks tavaline, nagu meil on Kadrioru park, kus saab minna, mis on aiaga piiratud ja see on täis kitsi või hirvi. Mõlemaid. Ossa, suured sarved. Anna mulle ka, tahan neile anda neid. Anname neile appi. Aga seal olid isased, see läksid ühel poolt silma, ühel oli sarv katki. See oli süke alfaisast kamp, kes oli seal veidi madistanud oma vahel. See nägi veits hirmus välja, et kui sa muidu olid sellised nuinupämbid täpikestega, kes tulid su juurde, natuke kartsid ja siis me ostsime neile suure paki porgandit kaasa, siis see on soovitus, kui te lähete selliseks kohta, võtke enda porgandit kaasa, saate need enda juurde ja saate ilusti pilti teha ja nad on su sõbrad. Aga siis, kui me edasi liikusime nagu sügavamasse kohta, siis tuli jah mingi alfaisaste klann meile vastu, kes oli lihtsalt nagu mingi Walking Dead või Nad nägid nii ilusad välja, sest neil nahatükid rippusid, neil polnud silmi, need olid nagu õudsad. Aga see Nad hakkasid lausa võitlema, kui meie olime nende juures. Ja, eks need suurte, millel väga suured sarved on need kitsed, need olid natuke hirmsad, aga muidu väga ägedad loomad ja väga äge koht. Seal olid titakitsed, oli nii armsad. Ja pärast seda seal samas lähedal oli üks ringikuulne silt, mingi Infinity Bridge, see oli just nimi. See oli lihtsalt ilus. Taani meri on väga kena, siuke läbipaistev ja siuke ilus. Ja pärast seda me läksime botaanikaaeda, seal oli tasuta parkimine esiteks, me jätsime autod sinna. Ja botaanikaaaias lendavad vabalt ringi liblikad. Liblikad, musta värvi. Ja botaanikaaed on ka tasuta koht, nii et sellistele juutidele nagu meie sobib. Säästureisjatele.
seal oli üks siukene veepark, kus ma sain lausa märjakski, kui hakkasin hüppama üle. Issi sai kõrgelt hüpata. Kellele veepark, kellele purskkaev. Potato, aga... Me käisime veel ühel väiksel vaateplatvormil, mis on rooftop, kus näeb siis linna ja kus on siis siuke klaasist nagu see põrand, et saate vaadata ja võtta jalga allust, kus inimesed liiguvad seal. Ja pärast seda läksime siis Arose kunstimuuseumisse. Käisime seal üleval on siis Rainbow... Ringmaja, kus saad ringid ja seal oli erinevad värvi klaasid. Näiteks üks oli sinine, siis veel roheline, punane veel. Kas see nagu vikerkaar või? Nagu vikerkaar. Ja selle asja mõte oli siis, et kuidas näha maailma läbi erinevate värvide. Ja kuidas see nagu emotsionaalselt ka siin mõjutab võib-olla või... See oli väga äge, väga kihvt koht. Ja sealt nägi tervet Aarhuse linna ka siis nagu peopesa pealt. Ja siis me liikusime allapoole sealt kunsti, alustasime kõige ülemisest korrusest, hakkasime allapoole liikuma. Mis seal veel nägime? Far From Home näitus oli huvitav. Siin ma nägin ühte väga-väga suurt kuju veel inimest. Kogu, keda sa näed siin? Suurt inimest. Kas see on päris inimene või? Jaa. On jah? Kas sina kasvad ka nii suureks? Ei, mitte nii suureks. Oled kindel või? Vaat, kui suur ta on, minust veel suurem. Ja see oli kükitav hiiglane. Aga see Far From Home, seal olid näiteks erinevatest maadest kodutute inimeste need pappsildid, kuidas nad inimesi, mis sõnumiga nad raha korjavad. Installatsiooni kunst seal olid siuksed, et vaiksed inimesed tegid linnuhääli ja tegid naljakaid asju, siis ma hakkasin naerma nende peale. Jah, ühesõnaga see kunstimuuseum oli väga äge. Edasi järgmine päev läksime me, kuhu me läksime? Legolandi. Legolandis või? Kas sa oled põnevil? Siis mulle meeldis seal üks kummitusmaja, seal oli siukene masin, mis tõstis meid üles ja siis alla üles kiiresti. See üks kotka sõit. Kotka! Ja mis see teeb? Sõidab ringi. Kiiresti või? Jah! Ma sain kõige ees olla selleks, et seal oli nii hull, et seal viis mäest allagi. See oli küll mega karussel see kotka oma, et tavaliselt siukestele nagu nii unsusid ei lasta, aga see oli nagu endal tõmbas seest õnneks ja see oli nagu siuke, see oli äge sõit, ütleme niimoodi. Juukoll võttis väga emotsionaalselt terve tee, mis sa karjusid seal? Nii lahe. Täiega äge! Legoland ise oli siuke väga erinev, seal oli väiksemad attraktsioone, suuremad attraktsioone. Pingviine sai vaadata. Jah, akvaarium oli seal, kus oli kalad, haid. Sulle meeldis ninjade? Lego ninjade, seal peas minema nooltest läbi. Lasel kiirtest ja siis laskma püstoliga neid pahasi. See oli väga äge koht, mida see on lahedam kui Disneyland. Räägime kõik asjad. Iga õhtu meil sai traditsiooniks, et me mängisime Jackboxi, mis on siuke mäng, et telekas kuvatakse juhised ja igaüks mängib telefonis, siis teeb midagi. Näiteks meie lemmikmänguks kujunes kunstioktsioon, kus igaüks joonistab vastavalt kirjeldusele mingi pildi oma telefonis ja siis hiljem kuvatakse neid pilte telekas ekraanile ja siis mängijad saavad neid pakkuda ja osta endale. No mina olin mega vaimustuses nendest mängudest. Ma ei ole väga nagu arvutimänge või PlayStationi mänge nagu mänginud ja minu meelest olid nii ägedad mängud. Aga siis järgmine päev käisime Keskaja festivalil, mis on Horsensi üks kõige suurimaid sündmuseid. Seal võitleti
riietega. ja mis oligi nagu oleksid sattunud tagasi keskaega, inimesed olid riietatud keskaja riietesse. Hästi autentne. Tehti tuledega asju. Tuleshow oli jah. Tuleshow. Ta oli nagu meil on Hansapäevad, aga ta oli kõvasti nagu autentsem ja vingem. Sai mingi kohalikud käsitöö, need veinid ja siuke, ma ei tea, toit oli ka nagu autentne. Ja toitu serveeriti kapsalehe pealt. Sealt saime lausa pannkooki. Pannkooki saime niimoodi, et meil anti pann ja tainas ja siis ise pidi lõkke peal küpsetama. Ka väga huvitav lahendus. Uuel päeval läksime loomaaeda. Me pidime siis nendega hüvasti jätma ja edasi hakkama liikuma. Meie järgmine sihtpunkt oli siis Kivskoodi suu. Siis siuke loomad, kus saad autoga sõita loomade keskel. Ja... See on lihtsalt loomad puuridest lahti. Eestis pole niimoodi tehtudki. See oli siuke safari park rohkem, kus saigi sõita autoga läbi loomade alade, kus nad siis olid. Näiteks kõige ägedamad olid kaelkirjakud, sebrad. Üks kaelkirjaks läks teise kaelkirjaku pissi jooma. Sa mäletad ikka huvitavaid seikasid sellest külastusest. Eraldi olid siis lõvide ala, kus siis ei tohtinud teha akneid lahti ja... Kuhu sisenemine oli nagu oleks läinud Jurassic Parki. Et sul tehakse üks aed lahti, sa sõidad sinna 2 aia vahele, tagumine aed pannakse kinni ja siis esimene tehakse lahti, et lõvid välja ei pääseks. Nagu puurides sai jalutada seal. Olid kujud. Ja seal kõrval oli dinosauruste park. See oli selles samas pargis üks osa lihtsalt. Ehk siis sai korraga vaadata loomi ja käia ka dinosauruste pargis, mis oli ka päris huvitav. Juutidele sobilik 2 parki. Sealt sain mina luusi, dinosauruse luusi otsida. Luid. Romo saar, jah. Kuhu me jõudsime õhtul päikeseloengus kohale. Põhimõtteliselt see on siuke saar, kus terve üks külg on suur rand ja kuhu saab autoga sõita. Selle ranna nimi oligi täpselt Sunset Beach ja me jõudsime siis päikeseloojanguks. Kahjuks seal kämpida ei tohi. Seega kella 9 võis seal olla ja oligi nii, et päike loojus minust mingi 9 aeg. Ja siis hakkasidki kõik autod lihtsalt tilkusidki sealt välja. Ja see idee on selles, et see põhi on tegelikult merepõhi. Ehk siis see vesi suhteliselt palju tõuseb ja langeb sealt. Ja järgmine päev oligi see meri oli mingisugune 50 meetrit tahapoole nagu taganenud. Olid mingid saarekesed välja tulnud ja niimoodi. Aga ühesõnaga siis ööbisime seal lähedal kuskil. Ma sain surfamislaua sealt. Oota, kohe räägin sellest. Ööbisime siis seal lähedal ja hommikul sõitsime tagasi siis randa. Pakkisime ennast seal mõnuga lahti ja kavatsesimegi järgneva päeva siis rannas veeta, mis oli meie esimene täiuslik rannapäev sellel kliimapagulusreisil. 2 vannu teil mulle surfilaua. Mis edasi oli? Et nende koerale ei meeldinud see, siis nad tõid mulle selle. Mõtlesid, et mulle meeldib see. Ma saingi selle. Ühesõnaga siis 2 toredat tanu jalutasid rannas ja kinkisid Hugole siis ühe surfilaua, mille nad leidsid. Nad ise sinna peale väga ei fittinud ja nende koerale see ka ei meeldinud, siis Hugo sai selle endale. Pakkisimegi ennast sealt kokku ja sõitsime sama päeva õhtul ära Saksamaale. Ja sellest räägime juba järgmises videos. Saksamaast räägime järgmises videos. Tere!